ses mõttes ja nüüd koodingu alustuseks ütlen seda, et ma olen siin juba veidike aega rääkinud, enne kui mul tuli pähe siin, pähe salvestama hakata. aga me ei ole veel sisuni jõudnud, ma olen teinud väikese taustaülevaate, sellest, missugune tehisintellekt on. ja viimane asi oli see, et kas tehisaru tahab maailma üle võtta. vaadake, selle peale ma olen tavaliselt küsinud, et kas teile ka tundub, et see kõige kõige targem inimene saalis tavaliselt tahab hakata poliitikuks. ja kui teile seda ei tundu, on ju, siis miks te arvate, et mida targemaks saab tehisaru, seda rohkem tahab ta maailma üle võtta? aga me ei tea, võib-olla tahab ka. minul on üks soovitus tänapäeval ikka selle tehisaru maailma jaoks, et üks soovitus selle tehisaru jaoks, et mida siis nüüd teha nagu järgmised 3, 4, 5 aastat. varruge kõvasti popkorni. kõik, mis saada saab, see ka saab. keegi tehisaru arengut praegu kinni ei hakka pidama. kõik kardavad, et mis siis saab, kui Hiina jõuab ette. mis tähendab, et kõik, mis saada saab, see ka saab. me loome midagi, mille kohta tippspetsialistid, selle valdkonna tippspetsialistid ütlevad, et kuulge, kuidas me saame hakkama endast targematega või oluliselt targema millegagi või kellegagi, on ju. Need aga keegi selle vastu ka mitte midagi praegu ei tee. samal ajal see ei ole kindel, et tehisaru kindlasti meil nüüd tahab maailma üle võtta või midagi, sest et vaadake, intellekt iseenesest ei tähenda, intellekt ei tähenda isegi enesealalhoiu instinkti. enesealalhoiu instinkt tuleb kuskilt mujalt, see on, ma ei tea, tavakanidel ka olemas, on ju, see on palju vähem intelligentsetel elukatel olemas, kui inimesed või tehisaru täna on. et või soov, ma ei tea, vallutada või soov midagi kontrollida, see ei ole intellekti omadus iseenesest. samal ajal kindlasti seda intellekti annab treenida viisil, et ta pahatahtlikuks muutuks. aga kui meil on selline intellekt, mis on pahatahtlik, siis ega selle vastu ei saa me oma inimintellektiga, selle vastu saab jälle ainult tehisaru. nii palju siis veel üks asi. ma hiljuti lugesin siin, mitte hiljuti, tegelikult juba paar aastat tagasi oli selline asi, et ChatGPT, mis on siis tuntum selline keelemudel, kuigi mitte üldse mitte kõige, või noh, ta on üks headest keelemudelitest. selle esmastest proovijatest oli vist 40% USA-s arvas, et see võib nende töö ära võtta. kas te teate, mis see tähendab? see tähendab, et 60% pole asjast aru saanud. sest et ma väidan küll seda, et okei, esialgu ta ei võta meilt tööd, aga esialgu ta täiendab meie tööd, täpselt nagu internet täiendab meie tööd ja nii edasi, eks ole. ta täiendab igat töökohta, ta täiendab igat. ma ei kujuta ette, no võib-olla tõesti kraavi kaevamises on temast veidike vähem abi esialgu, kuni meil robotid ei tule. aga kõikides niimoodi laua taga istuvatel töödel ja nii edasi on ta kindlasti abiks. ja ma väidan, et tehisaru aitab igat viimset kui inimest. igat ühte on ta võimeline aitama, igal ühel on ta võimeline täna kasuks tulema. aga selleks, et viskame nüüd käed külge sellele asjale ja ma lähen sellisele saidile nagu Gemini Google.com. ma kopin sellega kohe siia sisse, nii Gemini Google.com. ma kopin siia ka selle lingi chati Gemini Google.com. ta küsib teilt tõenäoliselt alguses paar küsimust, te peate panema 2 linnukest sinna, kaks linnukese kohta on. üks küsib, et kas ta tohib teile emaili saata, seda ei pea panema, teine küsib, et kas te olete nõus mingisuguste tema kasutustingimustega, sinna pange see linnuke ära. Gemini Google.com. ja te peaksite olema sisse loginud siis oma Google'i kasutajaga, ma eeldan, et teil kõigil on see olemas. nii, ja nüüd see Gemini Google.com, miks ma seda kasutan täna, mitte ChatGPT, mis on kõige tuntum? sellepärast, et tema annab meile kõige rohkem tasuta sellist hea mudeli kogemust. ChatGPT-s, kui te lähete täna chatgpt.com-i, siis ChatGPT-s on täna 2 mudelit, on niisugune kiire mudel, mis on loll suhteliselt loll, ja on aeglane mudel, mis on tark suhteliselt. ja tasuta versioon kipub minema selle kiire mudeli peale, et ei saa seda kogemust, mis tegelikult head mudelid, mis on tänapäeva tippmudelid võimaldab. aga Geminis on seda tippmudeli kogemust oluliselt rohkem kui on ChatGPT-s ja kõikidele tasuta. nüüd on siin üks nüanss on siin, on ju, et selles tasuta versioonis ta
Geminis võib kasutada kõike, mida te sinna sisestate, võib ta kasutada oma järgmise põlvkonna treenimiseks. Seda tuleb arvestada. Ma näitan teile pärast, kuidas kasutada ka neid tippmudeleid niimoodi, et ta ei kasutaks neid järgmise põlvkonna treenimiseks. Ehk et noh, iseküsimus on see, et kui palju seda karta üldse, et te võite igal hommikul sisse logida ja kirjutada, et küll ma olen ilus. las ta õpib, et te olete väga ilus, onju. Et kui palju seda karta on iseküsimus, aga lihtsalt, et kui te sinna, ärge siis sinna teiste inimeste või ma ei tea, oma isikuandmeid mingisuguseid väga selliseid pane, millest ta midagi õppida võiks. On nüüd üks nüanss veel, mida ma tahan teile ennem ära rääkida, enne kui me pihta hakkame. Et mõned inimesed arvavad, et ta õpib jooksvalt, tegelikult ta ei õpi jooksvalt. Need mudelid ei õpi jooksvalt, see GPT tähendab generative pre-trained ehk eeltreenitud transformer. Transformer on mudeli tüüp. See tähendab seda, et teda treenitakse niimoodi iga paari kuu tagant või iga mõne kuu tagant treenitakse uus versioon kogu olemasoleva informatsiooni peal. Kuid see, mis te siia kirjutate, sellest ta jooksvalt ei õpi, et see teisi ei aita. Kuigi, kui te kirjutate nüüd tõesti tasuta versiooni, eks ole, siis ta järgmine põlvkond loeb selle ka läbi, võib seda läbi lugeda, ma ei tea, kuidas nad täpselt valivad seda, mida nad kasutavad treenimises, mida mitte. Ja siis ta võib sellest juba õppida, see järgmise põlvkonna mudel. Kuid jooksvalt ta niimoodi ei õpi. Nüüd, meil tuli siia ette sihuke aken, mis on küsige Geminilt. Ja see ongi meil see, kui te nüüd sisse olete loginud sinna, siis see ongi meil see, mis see tehisar on. Ja ma alustan mingisuguse täiesti, noh, pooljabur asjaga, aga ma alustan näiteks sellega, et ma ütlen talle, et no näiteks, mis võib meil olla igalühel üks probleem, et mul üks tüüpiline näide, et kirjuta mulle mu ülemusele kiri, et mul on hädasti vaja teist monitori. Ma usun, et te näete praegu, mis mu seda tekstisin, eks ole. Et te näete mu ekraani, eks ole. Väga hea. Mu ülemusele meeldivad numbrid. Nüüd anname talle nii palju konteksti, seda, mida ma siin kirjutan, seda nimetatakse konteksti, anname talle nii palju konteksti kui võimalik, ütleme, et ma töötan raamatukogus raamatupidajana. Ta saab väga ilusasti aru eesti keelest. Nüüd üks nüanss. Vaikimisi on teil siin kiire mudel pandud. Vaadake, kui te vajutate siia äärde, siis vaikimisi on kiire mudel. Siit tuleks vajutada see mõtlemine 3 Proga mudel. See mõtlemine mudel. See on see nüüd maailma üks parimaid mudeleid. Ta on ChatGPT-l on uus mudel, on ChatGPT 5 praegu. Nüüd Geminil see 3 Pro tuli just välja, nad kõik tulid ühe korraga välja, siis on veel Anthropic Cloud ja on veel X-Grok ja nii edasi, niisugused mudelid, mis on enam-vähem ühel tasemel. Nüüd neid mõtlemise küsimusi teile neid mõtleva mudeli küsimusi, Google ei ütle, kui palju te neid päevas kasutada saate. Vanasti oli see piirang 5 küsimust, 5 päringut, tegelikult see piirang vahepeal läks, aga nüüd ta enam ei ütle seda, nüüd sõltub sellest, kui palju seal parajasti kasutajaid on taga. Et kui on vähem kasutajaid, siis ta lubab teil rohkem selle hea ja targa mudeliga suhelda, rohkem kasutajaid, see on vähem. Nii, ja ma kirjutan talle sellise ülesande, annan talle ja vajutan siia esitamine, eks ole, siia nupule, et kui saadan selle ära. Ja vaatame, mis ta teeb. Ta mõtleb, noh, kirjutab, ta inglise keeles räägib, millest ta mõtleb parajasti. Ja tal võtab see veidikene aega, sest ta on nii-öelda mõtlev mudel, mida ta teeb, ta planeerib ette, ta planeerib nii, siin on sulle kiri, mis on spetsiaalselt koostatud sinu ülemuse iseloomu silmas pidades. Kuna talle meeldivad numbrid, keskendub see kiri efektiivsusele, ajavõidule, investeeringu tasuvusele, mitte lihtsalt mugavusele. Nii, teema ettepanek raamatupidamise töö efektiivsuse tõstmiseks, ROI arvutus, tere ülemuse nimi, soovin teha ettepaneku, mis muudab minu eks ole, igavene pirakas, noh, parasjagu pirakas kiri lugupidamisega, sinu nimi. Ja kirjutab sinna, mida ma tegin, et rõhk numbritel, võrdlus, tasuvus, aeg ja nii edasi. Kas soovid, otsin sulle välja ka mõne konkreetse monitori mudeli ja hinna, et saaksid selle kohe kirjale lisada? Ei soovi. Ma ütlen talle hoopis, et tee see mitte formaalsemaks või ütleme, mitte ametlikumaks ja naljakamaks.
ütlen talle järgmise lause ja vajutan jälle esitamine talle. et kogu see tehisaru kasutamine, ta ongi nagu vestlus, et see ei ole see, et annate talle ühe käsu ja siis te saate mingisuguse tulemuse. kogu selle asja mõte on see, et annate talle käsu, teile tuleb mingisugune vastus ja nüüd te vaatate, kuhu kohta seda vastust suunata, et kas ma tahan näiteks, nüüd on palju vabam ja muhedam. nii, hei, ülemuse nimi. ma tean, et sa armastad numbreid, seega ma ei hakka sulle niisama halama, vaid tegin väikse statistilise analüüsi oma vasaku käe pöidla ja alt-taapsklahvi suhetest. olukord on praegu selline. iga kord, kui ma pean vaatama arvet ja kandma numbrit Excelisse, pean vahetama akent. sagedus, tegin mõõtmisi ja see on umbes üks korda päevas. No ma ei tea, kas on väga naljakas, aga las ta olla. miks see sulle meeldib? ma näen välja nagu NASA lennujuhtimiskeskus ehk professionaalsem. lahendus on teine monitor, tähendab, mis seal selles teises monitoris head on, onju. kirjutab mulle sellise veidikene vabamas stiilis lõbusama teksti. aga ma lähen siit sammu veel edasi. Ma lähen siit sammu veel edasi, ma ütlen nüüd, et okei, pane see nüüd luulevormi Juhan Liivi stiilis. asi, mida ta ilmselt kunagi tegema ei hakka, aga ma tahan teile lihtsalt näidata, milline on tema võimekus. et kui hullu ta panna oskab. ja ma väidan, et siin praegu tuleb täiesti äratuntavas Juhan Liivi stiilis luulevormis palve, et saaks teist monitori kasutada. nii, teema, üks mõte, üks palve ja väike kalkulatsioon. üks ekraan on minu laual, nii kitsas, hall ja madal ta. ma aknaid vahetanud kaua, ei suuda enam kannata. nagu rändaja kõrbes liiva, otsin numbreid ma tabeli seest. kuid alt taab, viib aja mu tiiva, võtab tunde mul tööaja seest. üks tulp läheb siit, teine säält, silm väsib, meel on nii kurb. kui kuuleksin teise monitori häält, siis kaoks see vigade urb. no kirjutab meile Liivi rütmis, kohati konalikku, kuid siirast riimi, eks ole. Nüüd ma lähen nüüd muidugi, mida teie, ahah, ta ütlebki mulle, et olete saavutanud oma mõtlemismudeli limiidi. ma, ma lähen siit üle, mul on ka tasuline konto olemas, ma lähen siit üle praegu tasulisele kontole ise, sest et või okei, las ta, ma korraks näitan teile seda veel. Nüüd ma ütlen, et ega kui teie jällegi saate sellise palve, eks ole, Juhan Liivi stiilis, siis te teate, kust see tuleb. see tuleb, eks ole, meil tehisarust. nüüd ma ütlen talle, et sa oled ülemus, vasta eitavalt. ja palun väga. su värsid on nii kaunid, nii ausad ja head, neid lugedes heldis minu meel. kuid raamatukogu numbrite rida käib karmimat ja kitsamat teed. no vastab eitavalt. et üks asi, milleks seda kasutada on justkui on ükskõik missugune selline ülesanne teile, teil on vaja saata mingisugune email kellelegi, teil on emaili mõte, tahaks öelda seda ja seda, panete selle mõtte täpselt samamoodi kirja, et kuule, kirjuta nüüd mulle seda, et kirjuta ülemusele, et ma ei tea, vot minu kolleeg hammustas teist kolleegi kõrvast, mis nüüd teha, onju. kirjutab ilusa kirja teile valmis. aga see ei ole kindlasti mitte ainukene asi, mis ta teha oskab. ma lähen nüüd oma teisele kontole, kus mul on veel kus mul on need head thinking mudelid veel olemas. Thinking with 3 Pro ja näitan teile veel mõningaid asju. mingisugused praktilised küsimused. näiteks mul oli hästi konkreetne küsimus siin, laps läks esimesse klassi, ma ostsin talle sellel puhul telefoni, aga millist telefoni osta? ja no kes see viitsib neid kõiki läbi käia? aga talle saab täpselt samamoodi niimoodi ütelda, et mul läheb laps esimesse klassi, vaja on telefoni. eelarve piirang on näiteks 160 €.
vaata kõige viimaseid mudeleid ja paku mulle välja, millise ma ostma peaksin. Ja ma saadan selle päringu talle ja mis ta teeb, ta nüüd käib internetis, ronib internetis ringi, vaatab, millised mudelid, telefonimudelid on olemas, millised mudelid mis hinnaga Eestis. Ta saab aru, eks ole, kuna ma eesti keeles temaga räägin, saab ta aru sellest, et ta eesti keelt tahab ja, ja pakub pakub siit välja mingisugused mudelid. see on üks asi, mida teada on see, et ja pakub mulle kiire võrdluse, eks ole, töökindlam, kas laadija on tarvis, kas ei ole, pakub mulle kiire võrdluse paari-kolme mudeliga. nüüd ma näen siin kohe ära, et ta pakub tegelikult eelmist mudelit, siit tegelikult on uue mudel olemas. mis see probleem on tal tõenäoliselt on see, see konkreetne Gemini mudel, tema on treenitud kuni andmetega, mis on jaanuari seisuga, selle aasta jaanuari seisuga, ligi aasta aega vanade andmetega on ta treenitud. nüüd ma peaksin talle ütlema, et vaata klikist, mis seal praegu saada ja soovita nende seast. klikk, eks ole, on meil tuntud arvutipood, ma oleks võinud öelda Euronix või Telia või mis iganes muud. ja ma eeldan, et ta otsib nüüd klikke eest konkreetselt vaatab, mis seal pakutakse ja soovitab mul nende telefonide seast midagi, mida ta võiks kasutada. nüüd te panete tähele, et ta oskab eesti keelt väga hästi ja see ei ole nüüd asi, mida üldse võtta loomulikult. ma olin 6 aega tagasi Ugandas kohalikele startup eritele rääkimas tehisintellektist ja Ugandas on, eks ole, mingi 50 miljonit elanikku. nüüd üks asi, mis seal tuli välja, on see, et kuigi seal on, kuigi seal on, kuigi seal on, kuigi seal on, kuigi seal on keeled, mida räägivad üle 10 miljoni elaniku, siis neid keeli ei toetata neid keeli ei toeta need keelemudelid absoluutselt. et selles mõttes see, et meil on eesti keele mudelid olemas meil siin, see on ikkagi väga, et eesti keelt, et keelemudelid toetavad, see on ikkagi päris suur asi ja suhteliselt ootamatu asi. nii, nüüd mida ta vaatab siin, ta vaataski klikist, mis seal parimad leiud on, ta soovitab siin Xiaomi Redmi Note 13, mis hinnaga ja veel mingit säästuvalikut. üks asi, mida tähele panna, on see, et oota, aga minu meelest on, aga kas seal ei olnud Galaxy A17? minu meelest ta ajab praegu mulle veidikene jama. aga üks asi, mida ta tihti kardetakse, mille pärast muretsetakse ja mulle tundub, et on see, et kas ta hallutseneerib, kas ta mõtleb asju välja meie vastustele, kas ta mõtleb välja mingisuguseid vastuseid. tõepoolest, suurtele keelemudelitele hirmsasti meeldib vastata, teavad nad vastust või ei tea. aga no nii. ja nüüd vot oligi nii, et miskipärast ta ei leidnud üles seda, ma teadsin, et seal on see Galaxy A17 mudel olemas, ütlesin, et kuule, Galaxy A17 on ka olemas. oi, sul on täiesti õigus, kontrollisin uuesti ja klikis on see tõepoolest olemas. ja nüüd ta kohe soovitabki seda. et ühesõnaga, see hallutseneerimine on siis selline asi, et kui tal on olemas informatsioon millegi kohta, siis ta üldiselt vastab korrektselt, kui tal ei ole informatsiooni, siis ta mõtleb selle väga hea meelega välja. nüüd ta ei sobi faktiküsimuste küsimiseks, näiteks kui ma küsin siinsamas, et ma ei tea, noh, küsime
mis on fakti küsimus. Ma ei tea, noh, kõige tavalisem on see, et anna mulle Oskar Lutsu Kevade, ma ei tea, siis ülevaade või mis iganes, onju. muuseas, ma tegin siin praegu kirjavea kogemata, õ läks siia lõppu, seda ta absoluutselt ei häiri. vahepeal Andrus on küsinud, et milline ai kasutab kõige värskemat infot. ma isegi ei ole seda täpselt jälginud, üldiselt mida me teeme, on see, et me palume neil otsida internetist, et kasutada seda interneti otsingu andmeid ka seal koos selle infoga, millega ta treenitud on. Et siis ta otsib internetist ja püüab leida sealt kõige värskemat info, kuigi praegune oli selge see, et ta otsis seda konkreetset mudelit, millest ta arvas, et see on kõige parem. ja, ja tuli välja, et ja seda ei pannud tähele, et tegelikult on oluliselt parem mudel juba olemas. nii, vaatame, mis ta kevadülevaateks annab. kurivaim, kurivaim on kuskilt leidnud selle õige asja. vaim, näed, mitte kuidagi ei saa öelda, et ei saa mitte midagi öelda. ei saa enam öelda, et ta valetab, sest et siin on kõik, tundub mulle vähemalt esmapilgul olevat täiesti korrektne, ta on kuskilt suutnud leida selle kevade sünopsise täiesti ära. aga aeg-ajalt, mis ta teeb, on see, et kui tal ei ole infot, siis ta võib selle välja mõtelda. nüüd, kus ta on suurepärane, on see, et kui me paneme kokku, kui me anname talle ette mingisugust informatsiooni, kui me anname talle ette mingi informatsiooni, me anname talle näiteks lehekülgede kaupa teksti ja siis me küsime selle teksti kohta. ta on tõepoolest suurepärane seal. ta eksib ikka üliharva, et inimene eksib oluliselt rohkem kui tema seal. ja Google'i mudelid on sellepärast head, nüüd isegi chat-GPT omastest paremad, et nad võimaldavad, te võite sinna sisse panna sadades lehekülgedes informatsiooni rohkem kui chat-GPT-sse ja siis küsida mingisugust ülevaadet, mingisugust kokkuvõtet või midagi muud sellist. nüüd üks vestlus siin, see üks vestlus, mida ma praegu pean, see mäletab kõike, selle ühe vestluse piires ta mäletab kõike. aga sellel vestlusel on piirang, ta saab olla ainult teatud pikkusega. nüüd Google'is saab ta olla väga pikk, aga ta mäletab kõike, mida siin vestluses sees ennem öeldud on. aga kui te teete nüüd uue vestluse, vaadake, ma lähen siia new chat või uus vestlus siia vasakule poole, siis see vestlus enam ei tea midagi sellest eelmisest vestlusest. nüüd nüüd ta hakkab nagu otsast pihta jälle, ma hakkan otsast pihta, ma pean talle jälle andma kõik selle konteksti, taustainfo enda kohta või mida iganes, mida ma tahan, kui ma tahan temaga rääkida. aga ma küsin talt seda, mida teile nüüd järgmisena näidata. ma ütlen, et ma teen webinari teemal tehisintellekt üle 40-aastastel inimestele, kes pole sellega varem väga kokku puutunud. anna mulle 10 praktilist näidet, kus tehisintellekti mudeleid kasutada saab igapäevaelus. vaatame, mis ta annab mulle. ma ütlen tõepoolest, ma kasutan tehisintellekti täna ikkagi iga päev. et ma enam ei otsi Google'iga, ma küsin pigem tehisintellektilt. nii näiteks, mis ta on, ametlik ja keeruliste e-kirjade koostamine. paljudel on vaja kirjutada ametiasutustele, koostööpartneritele või teenusepakkujatele, kuid õige tooni leidmine on tüü. näiteks kirjuta viisakas, aga nõudlik e-kiri korteriühistule. mureks on see, et trepikojas ei põle teist nädalat valgus, kuigi olen sellest juba teatanud. palu teada anda, millal see korda tehakse. ja see sisse pannes sinna, ta kirjutab tõepoolest teile viisaka, ilusa, sellise professionaalse kirja. keeletoimetaja või grammatika abi, no ütleme, tahate CV-d saata kuskile, eks ole, viskate CV sisse ja küsite, kuidas seda paremaks teha. panete sisse nii CV kui ka selle töökuulutuse, kuhu te oma CV-d tahate saata. küsite, kuidas oma CV-d kohendada just nimelt selle töökuulutuse jaoks ja teeb imeliselt seda.
kõnede õnnitluste koostamine, juubelid, pulmad, noh, teil on vaja kirjutada näiteks, noh, ma näitasin, kuidas luuletust kirjutada. kuigi ma ütlen, teate, ma tegin aasta tagasi tegin oma lapsele lasteaia lõpuluuletust või ta pidi lasteaias esinema etluskonkursil ja siis ma mõtlesin, et ma lasen chat-GPT-l või lasen nendel tehisalul luuletuse kirjutada. no kudivaim ma ikka ei jäänud rahule, ma pidin ikka selle pool ööd läks, ma ikkagi lõpuks, ma sain küll ideid ja nii edasi sealt, aga lõpliku luuletuse pidin ikka ise kirjutama. aga need uued mudelid on jälle üha paremad. nii, ahah, siin on üks näide, tühja külmkapi retseptid, see on üks populaarsemaid kasutusviise. selle asemel, et poodi minna, saab küsida ideid olemasolevate toiduainete põhjal. kirjeldate ära, mis teil külmkapis on ja ütlete talle, et mida ma sellest saaksin teha. veelgi enam, see tänapäeva tehisintellekti, seesama mudel on selline, et kui te siia lisaksite foto oma külmkapi sisust, te saate siia upload ida faile, saate üles laadida faile, kui te teete pildi oma külmkapi sisust ja laete selle talle üles ja küsite, et mida ma saaksin süüa teha. see on suhteliselt suur tõenäosus, et ta tunneb ära need asjad teie külmkapis ja ütleb, mida te saaksite süüa teha, see on täiesti impressive lihtsalt. Nii, siin on vahepeal tuli küsimus, et kui tahate kasutada AI-d ja võtta mingi mudeli pro-variant, et tasuline variant, et millist siis võtta, kas, et mida võtta. täna ma ikkagi soovitaksin ilmselt võtta tasuline chat GPT, et tal on kõige rohkem nagu, kas Gemini või chat GPT täna ilmselt jah. et minul on nad kõik olemas, sest et ma töötan täna tehisintellekti konsultandina ja ma pean neid kõiki tundma. ja chat-GPT puhul, nad kõik on suhteliselt samasuguse kvaliteediga. Anthropic Cloudil on jälle omaette mingisugused eelised, aga temalt saab kõige kiiremini otsa see need isegi tasulises versioonis saavad kõige kiiremini otsa päringud, et siis tuleb jälle 5 tundi oodata. chat-GPT-l juhtub seda väga-väga harva. Gemini on väga hea mudel, aga chat-GPT näiteks ta ühendab ära Gemini ühendab ära ainult teie Google'i emailiga, chat-GPT ühendab ära ka teie, kui teil on kusagil mujal näiteks Microsoftis email ja nii edasi, et ühendab sellega. ma kohe näitan seda ka, et chat-GPT on kindla peale minek. samal ajal Gemini, kui ma ei eksi, ta on praegu 7,99 on ta kuu vist, oleks tasuline, kui samal ajal kui chat-GPT on 25 eurot, on tasuline. Geminit ma kasutan täna teiega sellepärast, et tasuta versioon võimaldab kõige rohkem teha. ja ma näitan teile kohe, kuidasmoodi saab veelgi paremini seda, kuidas ta saab täitsa piiramatult kasutada seda tasuta versiooni. näitan teile peagi. nii, eneseareng ja hobi, pikkade teksti või videote kokkuvõtted. tõepoolest, kui te saadate näiteks üks asi, mida ta teeb suurepäraselt, oletame, et teil on koosolek, mida te salvestate ja teil on vaja see transkribeerida. ta transkribeerib perfektselt, eesti keelt mitte ei ole olemas paremat transkribeerijat kui see, et te võtate selle salvestusest, võtate selle MP3 või teete tast helifaili, viskate talle üles ja ta transkribeerib perfektselt. on tulnud küsimus, kas ma midagi oskan öelda Microsoft Copiloti kohta. mul on kahjuks, pean ma ütlema, et Microsoft Copilot täna, kuigi tal on samad mudelid, mis chat-GPT-l, siis see on täiesti üldine hinnang, kõik, kes kasutavad nii seda kui ka chat-GPT-d või mõnda teist mudelit, ütlevad, et keegi ei saa aru, kuidasmoodi see Microsoft selle asja saab metsa keerata, aga ta kuidagi keerab. see öeldud, Copilot areneb kiiresti ja ma üldse ei välista, et ta juba õige pea on tasemel, mis on võrreldav teistega. tänane Copiloti kogemus ei ole sama, mis on teiste mudelitega, aga homne võib juba olla, et ta on palju-palju paremaks läinud, kui ta oli veel pool aastat tagasi näiteks. kassipilte teeme kohe. nii, kingiideed, lõputu peavalu, mida kinkida, eks ole, kirjeldate ära, et näed, ma soovin 10 kingiideed mehele, kes on 45-aastane, armastab grillimist ja tehnikavidina, teile on kuni 50 eurot, annab teile suurepärased asjad. treening, toitumiskavad ja nii edasi, on ju. aga nüüd oli siin küsimus piltide kohta ja tõepoolest pildiloome on üks asi, millesse Gemini on praegu kõige parem üldse. siin on niisugune tools, kui te valite, siis siin on create images, looge pilte. ja nüüd tasuta kontoga saate te luua minu meelest 2 pilti päevas, 2 sellist väga hea kvaliteediga pilti päevas. tasulise kontoga võite rohkem, aga seal see võib jälle olla, see oli kuni 2 oli see vanasti, võimalik, et ta täna annab rohkem, võimalik, et täna annab vähem. ja nüüd te peate kirjeldama oma pilti võimalikult detailselt. panite tähele, ma valisin siit
ma valisin siit tools ja create image, eesti keeles peaks olema siis loogepilt, on ju. ja tekib sihuke banaanimärk ja pilt siia alla. Mida see banaani märk tähendab, see on Nano Banana on selle mudeli nimi, Nano Banana Pro, see tuli välja üks kuu aega tagasi ja ta on uskumatult hea, ta on uskumatult hea mudel. nii, soovitakse kassipilti, teeme kassipilti. tee mulle kassipilt, kes ütleme Tallinna vanalinnas, kassil on peas väga piku müts, all on tekst, häid jõule. kass on suur, mustvalge, ma ei tea, mustvalge või, ja kannab saapaid. nii, ja, ja ma ütlen, et ta nüüd teeks selle pildi ja ma väidan, et ta teeb selle pildi nüüd selliselt ja kukutib pikali. Talle võib anda ette teisi pilte, öelda, et ta neid muudaks veidikene, ta ei taha muuta hästi tuntud inimeste pilte ja mõnikord ta ei taha, ta ikka on hästi ettevaatlik, et noh, et ta inimeste piltidega ei taha midagi väga teha, aga samal ajal ütlete, et saadate talle pildi, ütlete, et võtke taustala või pane midagi juurde või midagi sellist. no nii, tuli mul Tallinna vanalinnast kassipilt, kes soovib häid jõule. kass kannab saapaid, noh, peaaegu peaaegu ja see vanalinn on peaaegu nagu isegi korrektne, siin nii suurt see tänav vist ei ole, aga tuli. noh, või ma nüüd võin öelda, et kuidas ta seda pilti võiks muuta nüüd on ju, et eh, muuda pilti nii, et oleks öö. vaatame, mis ta nüüd teeb. aga põhimõtteliselt võite anda oma pildi sinna ette ja öelda talle, mida ta selle pildiga teha võiks. võib panna ka kassiga doktor Martens, võib panna nagu siin soovitakse. nii, ja tegi sellesama pildi, vaadake, pange tähele, see pilt on põhimõtteliselt sama koht, sama kass, aga nüüd ta tegi öiseks selle pildi, et te võite talle anda oma mingisuguse pildi ja öelda, et nii, et pane mulle nüüd siin, pane nüüd öö või võta nüüd varjud maha või et ma ei tea, mul on nüüd uus partner ja võta see teine tont, korista ära mu kõrvalt, koristab ära päriselt, ta on nii hea mudel, et ta on, noh, et ta tõesti, ta on täiesti võtab sõnatuks, kui hästi ta asju teeb, ütled, et vaadake, siin on üks punase kampsuniga tüüp siin pildi peal, kustuta ta ära ja ta kustutab selle punase kampsuniga tüübi pildi pealt ära. nüüd see ongi Gemini ongi nüüd Gemini on nüüd, ahah, üks asi veel, mida siin saab teha. kui te kasutate Google'i kontosid ja Google'i Gmaili näiteks, siis kui te lähete siia sätete peale, sätted, vaadake see, 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 no hammasratas siin, eks ole, siis siin on selline asi nagu apps või ma nüüd eesti keeles ei mäleta, kuidas ta oli seal, ma lähen siia eestikeelsesse Geminisse. nii, seaded ja abi ja siin on niisugune asi nagu rakendused. nii, ja siin rakendustes see on vaikimisi välja lülitatud, lükake sisse see Google Workspace. ja mida see, kui te tahate nüüd seda kasutada, et ta lükkab sisse Google Workspace'i. ja mida see tähendab nüüd mida see Google Workspace tähendab? see tähendab seda, et nüüd te saate Geminilt küsida oma päevakava kohta, oma kalendri kohta ja nii edasi. näiteks, et mis on mul vastamata emailid või mis on mu homne päevaplaan näiteks kalendris või et otsi mu emailidest, et mis ma leppisin kokku selle ja selle inimesega. ja ta otsib selle üles ja ma ei kasuta enam Gmaili otsingut absoluutselt, ma alati suhtlen Geminiga, näiteks ma teen uue selle, ütlen, et vaata mu kalendrit, ütle mulle mu homne päevakava, tee mulle memo. nii, ja mis ta teeb nüüd, ta võtab mu Google'i kalendri ette, vaatab, mis mul homme päevakavas on.
ja teeb mulle memo, et vaatab mu oh, ma oleks pidanud talle ütlema vist, et vaata mu emaili ka, aga vaatame, kas ta vaatab mu emaili iseseisvalt, iseseisvalt, kas oskab mu emaili vaadata, sest vanasti oli see, et ma pidin talle eksplitsiitselt, pidin talle spetsiifiliselt ütlema, et vaata mu emailid ka üle. nüüd vist, nüüd vist vaatame, kas ta vaatab mu emailid ka üle. Google kalendrisse ühendub. siit Gmailist nüüd nende ja leidis mulle ühe ürituse homme ja tegi mulle Google Keepi mingisuguse, ma las ta tegi. huvitav, et ta mult ühe ürituse leidis, mul on teised vist teises kalendris. Nii. Nüüd viimased asjad, mis talle tekkinud on juurde ka selle, üks asi, mida ma tahtsin teile siiski näidata veel, on siin, mida inimesed pole tihti tähele pannud, kui te valite need tools'id, on ju, noh, siin on mul tasuline, siin on deep research ja create videos, mida teil ei ole, teil on create images, Canvas ja guided learning. nüüd Canvas on selline asi, kuidas see eesti keeles oli meil siin, eesti keeles on ta ikkagi Canvas ka. Canvas on selline asi, et ta teeb teile, ma näitan kohe, ma ütlen näiteks, et tee mulle kassi ostu-müügi leping, mis oleks sobilik 10-aastasele. ja ma vajutasin selle Canvase siia ka, ma võtsin siit sellest tools idest, võtsin Canvas, vajutasin, onju. ma kohe näitan, mis asi see Canvas on. ja panen ta käima. ta teeb mulle kassi ostu-müügi lepingu, mis oleks sobilik 10-aastasele. niikaua, kuni ta seda teeb, ma räägin teile veidikene üldiselt veel. ma ütlen, et ma siin praegu ma pakun välja selliseid veidikene naljakaid või isegi noh, selliseid näiteid toon, mis võib-olla kõiki ei kõneta. aga mida ma tahan teile öelda, on see, et proovige küsida talt asju, mille puhul te ei usu, et ta oskab. küsige keerulisi küsimusi, küsige keerulisi mõtteid talt, keerulisi küsimusi ja te üllatute, et ta ikkagi on kogu maailma interneti põhimõtteliselt läbi lugenud. ta teab asjadest, mille kohta te ei tule selle peale, ta teada võiks nii tööasjust kui ka eraelulistest asjust, kasvõi suhteprobleemide kohta ja nii edasi. et ta on tegelikult, ta on suurepärane kaaslane ka suhteprobleemide üle arutlemiseks ja selliste asjade üle arutlemiseks. nii, mis ta nüüd tegi, ta tegi Canvas, see Canvas tähendab seda, et ta tegi nüüd mulle vaadake sellise asja ja nüüd ma saan siit siia sisse seda muutma hakata siit juba. ma saan siin sees kirjutada, et täna on näiteks 04.12.2000, mis ta on, 25 juba, koht näiteks ma panen, et see on Tallinn. et ma saan kohe siin sees seda muutma hakata ja, ja, ja seejärel saan siit, saan ta kopeerida, kus kohas on meil kopeerimine nüüd. Share and export to docs, näiteks Google Docsi või copy content ja copy tada omal Wordi, eks ole. ja ka siin sees juba seda muuta. samal ajal võin ma siin talle öelda siin selles aknas ikkagi veel, et ma ei tea, kirjuta see lühemaks. et mulle meeldib, ta on veidike pikk minu jaoks see leping, näiteks kirjuta see leping lühemaks. ja mis ta nüüd teeb, ta võtab selle, ta jätab alles selle, mis ma siin muutnud olen, ma loodan, vaatame, kas jätab alles. jah, jättis kuupäeva alles. ja kirjutas oluliselt lühemaks selle lepingu. et aga mis ma tahan teile soovitada, noh, ma teen siin uue chati just ja ma kirjutan mingisuguse jabura asja, et olen kooliõpetaja Alamuselt. igavene jama. Teele hammustab järjekindlalt
Tootsi kõrvast. mis nüüd teha? ja noh, see on nüüd sihuke naljakas veidikene või jälle sihuke ülepingutatud asi, aga kui teil on konkreetselt, kui teil on näiteks mure mingisuguse oma kolleegiga või ülemusega või mis iganes, siis temaga saab täiesti läbi arutada seda asja, ta pakub teile teist vaadet, ta mõtleb teiega kaasa. Nüüd on olnud näiteid, kus ta on niisugune sõna psükopaatia. See on selline asi, et ta muutub hirmus nagu teid toetavaks. Nad üritavad sellest, vahepeal need mudelid olid sellised, kes ütlesid teil alati, oi, teil on nii õigus, teil on nii õigus. Nad üritavad, viimased mudelid on nüüd veidikene, nii, mis ta nüüd siin kirjutab? No nüüd ta juba sai aru, et meil on Raja Teelega tegemist ja Üleso Joosep ja olukorra analüüs, miks Teele hammustab? Enne karistamist tuleb mõelda põhjusele, tegevusplaan klassiruumis, ohutus ennekõike, kohene sekkumine, õpetaja Lauri meetod, vestlus nelja silma all. Ära viidle terve klassi ees, kiirkuulab ja kannab ette. näete, kurivaim on aru saanud, et noh, siin sellest vihjest Palamusele kohe. Taastav õiglus, lihtsalt nurgas seismiseni ei aita, nad peavad suhte taastama, kirjalik leping, ühine tegevus. ühesõnaga ta täiesti, kas sooviks, et aitan sul sõnastada kirja vaja paragrahvi olukorra selgitamiseks. Tegelikult ta täiesti mõtleb kaasa ja temast on täiesti kasu sellise kaasamõtlejana. nii, nüüd ma ütlen näiteks seda talle, et muuseas nüüd täiesti uus funktsioon on selline, ma ütlen talle, et tee slaidid. vaatame, kas ta teeb slaidid sellest nüüd, teeb mulle ettekande slaidid sellest juhtumist. see on nüüd jälle asi, mis on võib-olla kuu aega olnud saadaval. Ja isegi kui te näete, kui te täna kasutate seda tehisintellekti mudeleid mingisuguseid ja teile tundub, et ta on veidike, no mis nüüd, ma panen siit ikkagi, ta teeb mulle slaidide eest ülevaate või sellised slaid 6 ja nii edasi ja ma tahaks, et ta mulle päris slaidid teeks ja ma tean, et ta oskab neid teha, ma panen siia Canvas jälle ja ütlen, et pane slaidid Canvasele. kas ta nüüd teeb mulle päris slaidid ka valmis. ma tean, et ta oskab neid teha. et ühesõnaga, et kui teil tekib selline, kui te näete, et ta on kusagil rumal või ta ei saa hakkama mingisuguse asjaga, siis, siis ta, te teate, et ta areneb nii kiiresti, et poole aasta pärast saab ta sellega ka teil hakkama. kui te olete kasutanud neid mudeleid kunagi 2 aastat tagasi, olete näinud, et kurat ikka lollid mudelid on. uskuge mind, tänased mudelid on peajagu üle. ma võin teile omast kogemusest rääkida, aga ma olen päris hea andmeanalüütik, ma õpetan seda ülikoolis sellist raami. ja mul on sellised paar näidisprobleemi, mis ma olen esitanud kõikidele mudelitele, mida ma ise pean keerulisteks probleemideks, mis on mul väljakutse olnud, mis on mul võtnud pool päeva aega. konkreetsete andmetega konkreetsed küsimused. ja esimesed mudelid ei lahendanud need ära, aga need uued, selle viimase kuu jooksul tulnud mudelid lahendavad need ära, need asjad. ühesõnaga, kui küsida, et kas mind on enam vaja, siis kui inimene oskab küsimusi küsida, siis minusugust andmeanalüütikut, kes on tegelikult inimeste ja andmete vahel, on ju, ei ole noh, nii, Palamuse kihelkonna kool, operatsioon Terve kõrv, konflikti lahendus 4. klassis. juhtum Raja Teele versus Üleso Toots, esitaja õpetaja Lauri. kuupäev 2023-2024 õppeaasta, näed, ta arvab, et me oleme eelmises aastas veel. hetkeolukorra kaardistus, juurdlus, tegevusplaan, Lauri meetod, koostöö koduga ja midagi veel. ja siit saab talle öelda kohe, et kuskil sai öelda talle vist, et ta salvestaks need asjad Google slaididesse. Share, ei ma praegu ei näe, ta ikkagi tegi HTML-is need slaidid. ühesõnaga tegi meile ka slaidid valmis. aga mis ma tahtsin teile veel näidata, on tegelikult üks võimalus veel, et kuidasmoodi seda mudelit kasutada nii palju, kui hing ihaldab. et kui teil saab otsa Gemini Google.com'is saab otsa need head päringud.
või need hea mudeli kasutamine, siis kus see üldse otsa ei saa, on selline koht nagu aistuudio.google.com. ja ma panen siia teile selle link ka, ai, see on siis ai stuudio, aistuudio.google.com. ja kui te vajutate selle ai stuudio Google.com, ta jälle küsib teilt paar seda, et kas te tahate seda ühendada ja midagi ja mitte, onju. Te valite siit Gemini 3 Pro Preview, siis nüüd see kasutajaliides on veidikene teistsugune, siin all on see koht, kuhu te küsimusi saate esitada, chat'it saate esitada. nüüd siin külje peale tekib teil valikute kohta, on veidi keerulisem, aga siin on see grounding with Google Search on sisse lülitatud teil vist koheselt. see ongi peamine, et siis ta tegelikult otsib ka Google'iga. nii, ja siin saab seda Gemini 3 Prod, mis on praegune parim mudel, kasutada lõpmatult praktiliselt. küsitakse, vaja nädalaplaani tabelina, kas teeb selle ka valmis? Jaa, teeb valmis selle. teeb valmis, aitab isegi niimoodi, et kui öelda talle ette, et näiteks, et mul on vaja osta jõulukinke, teha tööd mitmes asjas, kodu koristada ja ma ei tea, mis siis, mida mul veel vaja on teha, poes käia, ema juures käia, mis ma nüüd, tee mulle plaan homseks ja ülehomseks. ma usun, et ta teeb mulle päris ilusa plaani nüüd, kuigi ma andsin talle sellise väga üldise kirjelduse, kui te teate täpselt oma tegevusi, võite need siia sisse kopeerida ja hakata temaga suhtlema, laskma tal enda eest planeerida asju. nüüd, miks see ai stuudio Google.com? nii, päev 1 töö, jahilkäik ja logistika. päev 2 kodu korda, töö lõpetamine ja emakülastus. noh, soovitust, see plaan, 3 soovitust, et see plaan õnnestuks. noh, andis mulle päris korraliku plaani, eks ole. noh, ma võin öelda talle, et pane see nüüd tabeli kujule. ja ma usun, et ta annab mulle selle tabeli kujul ka. nüüd, miks see iStudio Google.com hea on? vaadake, siin üleval ta näitab midagi, mis on tokenite arv, 990 tokenit. See token on niisugune ühik, mis on, ta ei ole päris täht, on paar tähte koos. ja mida see tähendab, see näitab teksti pikkust, see näitab nii sisendi kui väljundi pikkust. kokku mahub ühte vestlusesse 1 miljon tokenit. see on siis mingisugune 1200 lehekülge teksti või midagi sellist. 1200-1500 lehekülge teksti. ja see on 4 korda suurem kui näiteks chat-GPT-l, et kui teil on mingisugused suured dokumendid edasi, siis võite siia kõik need panna ja siis nende dokumentide kohta midagi küsima hakata. nüüd nota bene, kui teil dokumendid on ju salajased ja nii edasi, siis ärge neid siia pange, sest et kõike siin ta võib kasutada, kõike siin võib ta kasutada oma järgmise põlvkonna treenimiseks. aga siit on üks nipp on. kui te tahate nüüd teha midagi, mida ta ei kasutaks järgmise põlvkonna treenimiseks, vaadake, kui te vajutate siit, teete siin selle chat with models, nii. vaadake siin üleval on niisugune asi nagu temporary chat. näete seda, eks ole, siin üleval. kui te kasutate seda temporary chat'i, siis, ja ma võtan siit Gemini 3 preview mudeli jälle, siis seda tekste, mida te siia sisestate, ei kasutata järgmise põlvkonna treenimiseks. selle probleem muidugi see, et kohe, kui te selle chati lõpetate, kinni panete, siis te seda enam ei saa näha ka oma ajaloos. muidu teisi chat'e, eks ole, te näete siit ma saan siit minna oma ajaloo juurde. mida saan vaadata, mida ma olen varem rääkinud, minna tagasi ja jätkata oma chati. Temporary chati ei saa kasutada ta ei lähe ajalukku, aga ta on ka selline nii-öelda salajane, või teda ei kasutata järgmise põlvkonna treenimisel ja siin võite oma siis sügavamaid muresid talle poetada.
ma näitan teile ja mis ta veel teeb siin on ju, ma ütlen, et ta näiteks, kui teil on mingisugused MP3-d, midagi sellist, ta teeb perfektselt. Ta analüüsib pilte, ta analüüsib videosid, ta analüüsib noh, uskumatult hästi, et ta teete pildi, kui ma teen koolitust näost näkku, siis ma tavaliselt teen inimestest, kes koolitatud on pildi ja küsin, et mis on pildil valesti. ja küll ta siis leiab, et kellelgi on nööbid valesti kinni või midagi sellist, on ju. ta on täiesti uskumatu sellise kvaliteediga. võite täitsa proovida kodus, et tõesti lähetegi, teete oma külmkapi sisust pilti, küsite, mis ma endale täna süüa teen. Ja teeb. see on küsimus, milline mudel oskab tabeldatud ja kujundatud PDF-i muuta. Nad oskavad neid lugeda, aga muutmisega ma ei ole kindel, et nad muutmisega hakkama saavad, et uuesti PDF-iks selle teevad. kas võib olla kindel, et keegi pole Geminisse üles laadinud minu, sinu või teisi isiklikke terviseandmeid? ei, no me ei saa kunagi mitte milleski kindlad olla, aga iseküsimus on muidugi see, et palju see siis maailma muudab, ma ei ole nii, ma ei oleks ka üleliia mures sellest, kui palju see maailma muudab, et ta üldiselt, mida ta teeb, mida need mudelid teevad, et nad, nad, nad ei õpi pähe asju, nad püüavad luua seoseid. aga mina ise olen oma terviseandmeid sinna küll sisse lugenud, ma olen jälle saanud mingisuguse vereproovi tulemused ja olen küsinud, et mis see siis mulle ütleb, see vereproov ja noh, mind see väga ei häiri, kui ta minu vereproovi tulemusi teab või on näinud. seda enam, et siin on võimalik seda kasutada ka seda temporary chat mode'i, aga ausalt öeldes mind ei puuduta ka, mind ka väga ei häiri, kui ta seda teab muud moodi. ma näitan teile ma näitan talle ühe asja veel juurde lisaks sellele AI stuudiole, mis võib olla kole kasulik, kui teil on, ma ette notebooklm.google.com, notebooklm.google.com, notebooklm.google.com. ja see on nüüd selline koht, mida väga paljud, mida hämmastavalt paljud peavad oma üheks parimaks töövahendiks täna. mida te teete, te loote näiteks uue märkmiku, ma loon uue märkmiku ja ta küsib nüüd teilt, et näete, igasuguseid selliseid faile saate siia üles laadida. PDF-faile, Markdown-faile, docx-faile ja nii edasi. nii, ma mõtlen, mis faili ma siia üles laen, mul praegu ei tule midagi head pähe, aga ühesõnaga saate, ma võtan siit mingisuguse varasema notebooki endal. vaata, mis mul siin on. tekstimenü analüüsis. ma olen siin laadinud e-residentsuse, ma töötasin e-residentsuses vahepeal, laadinud paar raportit siia üles. ja nüüd te saate nende raportite kohta küsimusi hakata küsima. ükskõik mis keeles, ta toetab eesti keelt, ta toetab inglise keelt. võite eesti keeles küsida näiteks, et noh, küsimusi ja nüüd ta püüab leida need vastused täpselt nendest failidest, mis te olete üles laadinud. aga see asi läheb palju hullemaks, palju lõbusamaks. Te saate lasta endale teha heliülevaate. mis ta teeb teile, ta teeb teile niisuguse MP3 faili, või podcast'i, kus kaks inimest arutavad nende failide teemal ja arutavad eesti keeles täiesti. ja see on täiesti tasuta kasutatav jällegi, arutavad eesti keeles nende failide teemadel ja saate, ma ei tea, lähete jooksma või autoga sõitma, saate lihtsalt kuulata niisugust ülevaadet. eriti naljakas on see, kui panna mingisugune täiesti jabur selline mingi ametlik tekst, ma ei tea, mingisugune panna tekst nagu, ma ei tea, seaduseelnõu või midagi sellist on sisse ja siis kuulata, kuidasmoodi ta üritab seda huvitavaks teha. ja täna on meil siis siin laua peal see seaduseelnõu, see võib tunduda esialgu kuiv ja igav, aga mõtleme, vaatame siia sisse, kust me leiame alles punkti ja nii edasi, et paljud kasutavad seda just oma igasuguste projektide tööasjus ja isiklikes asjus, kus nad seovad kokku mingisugused minu poolest kasvõi lepingud või mis iganes, mis teil on mul korteriühistuga või kellegi käes. ja siis saab hakata küsima küsimusi nende kohta ja nii edasi. et soovitan täitsa seda notebook LM-i vaadata ka. aga peamisena siis vahepeal oli küsimus, et milline mudel transkribeerib kõige paremini. AI Studio, Google.com-i lähete, valite selle temporary chat'i, et ta ei salvestaks teie transkriptsiooni, kui te seda ei taha, et salvestaks. lisate siit insert passage, lisate siit
kas audiot upload ite failina, kas audio või videofaili, mina soovitan audiofaili sealt eraldada kõigepealt mingisuguse asjaga ja ütlete talle, et transkribeeri see fail, erista kõnelejad. kui te ei ütle erista kõnelejat, siis ta transkribeerib selle kõik ühte jorru, ütlete eristab kõnelejat, siis ta eristab kõnelejat ka. ma ei ole mitte ühtegi paremat eestikeelset transkribeerijat mitte kunagi näinud. Mida ta veel võimaldab tegelikult, on see, et kui ma siin paneksin siin live, ma panen siin live praegu, siis on võimalik temaga hakata suhtlema. On võimalik temaga hakata suhtlema, näiteks kas ma võin ütelda share screen või webcam või talk. ja näiteks kui te saate kokku kellegagi, kes on prantslane, aga teie ei oska prantsuse keelt väga hästi, siis ütlete talle ette, et mina räägin nüüd eesti keeles, sina tõlgid prantsuse keelde. see, mida sa kuuled prantsuse keeles, tõlgid eesti keelde. ja ta teeb seda reaalajas. Teie räägite, panete siia talk, hakkate rääkima, ütlete talle ette, mida ta tegema peab ja ta tõlgib teil reaalajas teksti. noh, nii kui nüüd ütlete näiteks talle, et nii kui keegi vait jääb, siis hakka tõlkima, keegi ütleb oma 3 lauset ära, jääb vait ja ta hakkab tõlkima seda eesti keelde. Teie ütlete vastu, hakkab tõlkima seda prantsuse keelde. teeb seda sisuliselt perfektselt. nii, nüüd on tekkinud, nüüd ahaa, Mihkel Õnne küsib, et kas ruhnu keelt saab transkribeerida, vot see tuleb, tuleb, tuleb proovida ruhnu keelega. kui ma olin vahepeal, ma olin lühidalt olin ma Eesti Riigi tehisintellekti programmijuht ja siis oli küll minu selline see missioon, mis mul oli see, et vot kui sinu külmkapp kandideerib Riigikogusse, et siis sa saaksid temaga heas seto murrakus mõtteid vahetada, onju. aga kujutate ette, onju, tulete õhtul koju, tahaksite külmkapist mingisuguse võileiva võtta, aga külmkapp on istungil, onju. või sõidab taksot. äkki toob vähemalt kohvimasinagi koju, eks ole. nii, on küsimus, kas mõni mudel juba suudab lugeda tehnilisi PDF jooniseid? jaa, mudelid suudavad lugeda neid. ma olen viimaseid mudeleid kasutanud, aga nad ei suuda neid hästi kirjutada, et seal tuleb talle ette öelda, et ta ei suuda hästi neid tehnilisi jooniseid kirjutada, aga see Nano Banana loeb neid tehnilisi mudeleid, loeb see Google Gemini 3 Pro loeb neid tehnilisi jooniseid nagu mitte mingit probleemi nende tehniliste jooniste lugemisega. kas ta suudab koostada valmistamistehnoloogia hinnakalkulatsiooni, see tuleks nüüd juba kontrollida või testida, et mida ta suudab, mida ta ei suuda. minu üldine soovitus, kui te temaga suhtlete, on, et üks asi on temaga niisama suhelda, aga kui te tahate nüüd mingisugust sihukest head tulemust saada, siis andke talle nii palju konteksti, nii palju taustainfot kui võimalik. ma olen see ja see, ma töötan seal ja seal, mul on vaja seda ja seda teha. et ta seda ei tea teie kohta mitte midagi, ta ei tea teie kohta mitte midagi alguses, või ta ei tea teie kohta mitte midagi. et ta ei ole selles mõttes nagu teie sõber, kes teid aitab, et teie sõber teab teie kohta paljusid asju juba ette. aga, 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 aga kui te talle piisavalt infot annate, sellist infot, mida teie sõber niikuinii teab, siis ta saab teile üsna head seda anda teile üsna head nõu. siis on vahepeal läks diskussiooniks ja vestlusele, et kas LLM-id saavad ligi autentitavatesse või parooliga kaitstavatesse keskkonnadesse. vot siin on üks niisugune asi nagu agent mode on chat-GPT-l, kus ta käivitab arvuti ja siis logib ennast sisse, kuhu te soovite, kuhu te ütlete, ta logiks ennast sisse. ta annab vahepeal arvuti üle kontrolli teile endale, panete sisse oma, mina näiteks, mida ma tegin siin paar päeva tagasi, ma lasin tal teha oma raamatupidamist niimoodi. ma ütlesin, et logi eelarveldajasse sisse, vahepeal ta andis mulle eelarveldaja sisse logimise koha, ma vajutasin oma PIN-koodi sinna või selle Smart-ID on ju, vot, issand jumal, kunagi Smart-ID-d igale poole vajutage, aga ma seda usaldasin piisavalt ja ronis mu e-arveldajasse ja hakkas tegema minu eest raamatupidamiskandeid. tegi täitsa ära, hirmus palju võttis aega ja nii edasi, aga tegi täiesti ära. aga see on nüüd tasulise versiooni võimalus ChatGPT-l. nii, tund aega on nüüd umbes kulunud mul. tund aega mul umbes kulunud on ja ma mõtlen, kas ma need peamiselt ma olen nüüd näidanud teile Geminit, AI Studiot ja Notebook LM-i. aga see peamine asi, mida ma tahan teile ikkagi ette öelda, on see, et see peamine, mida ma tahan teile öelda, on see, et kasutage lihtsalt igapäevaselt
sest et mida ma olen tähele pannud, on see, et mida kauem on inimene kasutanud, mida kauem on inimene kasutanud, seda rohkem ta kasutab. Geminist on olemas ka äpp, te saate telefoni installida selle Gemini äpi ja seal täpselt samu asju kasutada. Et mida rohkem te olete seda kasutanud, seda rohkem te saate aru, kus kohas ta teid aidata võib ja kus kohas ta võib teile kasuks tulla. Ma väidan, et ei ole asja, ei ole inimest, kellele ta täna juba kasuks ei tuleks. Mis tal veel on see, mis ma tahtsin teile öelda, on see, et vaata jah, et mul on niisugune näide on mul tavaliselt, et tehisintellekt, see ei ole nagu selline Philipsi kruvikeeraja, mis ainult ühte tüüpi kruvi oskab keerata. Aga ta on selline, ta on, ta igat inimest aitab erinevat moodi. Aga täna ei ole ikkagi olemas enam inimest, keda ta ei aitaks. Proovige, mängige, kui teil tekib mingisugune ja just katsetage ka siis, kui te arvate, et ta ei oska vastata, et täiesti jaburates kohtades katsetage, öelge talle, et ma ei tea, mul tuleb, noh, see, ma ei tea, kas on jabur koht, aga tead, 20 inimest tuleb mul sünnipäevale, palju ma peaksin morssi ostma. Ja ta annab teile, ütleb teile, palju taldrikuid, varuda ja nii edasi, kuni selleni välja, et ma ei tea, kust kohast seda osta ja kust kohast tellida seda juba. Et ta on tõepoolest, ta on võimeline nagu selliseid asju tegema, mille peale nagu esialgu ei tulegi üldse. Kui vanasti oli, kui vanasti oli see, et kui te tahtsite talle päringuid esitada, siis olid nagu promptimine, see oli omaette teadus, et kuidasmoodi promptida ja nii edasi, siis tänapäeval see ei ole enam mingi eriline teadus. Ta saab üsna hästi aru teie mõttest, teie soovist. ta, mulle meeldib hästi, on üks Ethan Mollick, üks ai entusiast ja USA üks professor öelnud, et tänapäeval tehisintellekti kasutamine, see on nagu juhtimisoskus. Te annate talle mingisuguse ülesande ja siis te hakkate vaatama, kus suunas ta läheb ja kui ta hakkab minema vales suunas, siis suunate ta jälle vaikselt õigele poole, onju. Ta on alati dialoog, ta on see, et te annate talle prompti või selle ülesande, siis ta hakkab midagi tegema ja siis te ütlete, et kuule, tee veidike seda rohkem, pane veidike seda juurde, võta veidikene seda maha ja nii. Nii, kas nüüd kindlasti mul tuleb pärast meelde 10 erinevat asja, mis mul ära jäi ja ma väga vabandan alguse tehniliste tõrgete pärast, mis tõmbasid mul endal ka veidikene mind veidikene mu närvisüsteemi panid pingesse. Mistõttu ma võib-olla ei suutnud päris nii struktuurselt seda esitada, kui ma kavatsesin, aga ma loodan, et ma põhiasjad käisin läbi, tekitasin ehk veidikene huvi, veidikene ehk äkki müksasin neid kasutama, kes veel senimaani kasutanud ei ole. Ta on ikkagi tehnoloogia, mis muudab maailma. Ma ütlen, et kui meil on tehnoloogia, mille kohta öeldakse, et ta võib maailma ära lõpetada, nagu me seda teame, onju, siis ennem seda maailma lõppu jõuab ta üht-teist veel muuta. Ennem jõuab ta meid mõjutada, üht-teist veel mõjutada meid. Ta on muuseas ka suurepärane, kui te tahate midagi õppida. Ta teeb teile õppimise kava, ta hakkab teile neid tunde andma ja nii edasi. Tõesti suurepäraselt. Vaadake, see on tööriistade all on isegi niisugune koht nagu juhendatud õpe. Ja see juhendatud õpe teebki teile nagu sellise, hakkabki teid nagu õpetama ja juhendama. E, e, kui teil on küsimus, ma ei tea, lapsel kellelgi endal teist on küsimus, et mis asi, ma ei tea, ütleme, ma võtan täitsa jabura või mitte jabura, vaid no mul on paar teemat, millest ma olen võimeline lõpmatult rääkida. Kas temaga saab luua endale mingi juhendi mõne rakenduse õppimise? Absoluutselt, ta tunneb enamikke rakendusi. Te tahate, kuidas Excelis teha seda või seda, ta teeb selle ära, ta tunneb Excelit perfektselt. Toomas Mölder, ma kohe vastan sulle, aga ma kõigepealt näitan, mida ma tahtsin näidata. Tahtsin näidata, nüüd mul juba lendas kusagile mõte ära. Ma tahtsin näidata, las ta olla, see tuleb mul hiljem meelde. No kurivaim, no mul tuli just meelde üks asi, mida ma veel näidanud ei olnud ja siis nüüd ta mul läks ka. Ta teeb õppekavasid, ta teeb, noh, kuni selleni, ta teeb õppimise kava teile enesele, ta selgitab teile asju. Ta teeb õppekava, ma olen teinud koolidele näidanud, kuidasmoodi sellega õppekava teha ja nii edasi, et ta on hämmastavalt hea
sellistes asjades, et noh, näiteks ega see, et õpilased kirjutavad sellega esseid, õpetajad saavad sellega parandada täpselt samamoodi esseid, nii et parandab, mis kole. talle, kui teil tuleb, ma ei tea, kuni selleni välja, et noh, et kui teil on arvuti läheb katki ja hakkab imelikult piiksuma, teete arvutist pildi, viskate sisse, ütlete, et kuule, piiksub niimoodi ja ütleb, ahah, see on see ja see mudel. kuule, see piiksub tavaliselt selle ja selle pärast. sul on vaja nüüd seda tüüpi kruvikeerajat, seda tüüpi kruvi ja kahte plastik või ma ei tea, MacGyveri teipi, kaks rulli. nüüd hakka tegema niimoodi, et ta noh, ta on ikka kogu maailma läbi käinud, ma ei tea, õmblusmasin hakkab urisema, teeb selgeks, kuidasmoodi ta urin maha võtta. nii, küsimus oli see, et küsimus oli siin vahepeal, et oli niisugune küsimus, et kas riigis keegi teadlikult kasutab. ohohoo, riigis kasutatakse kindlasti, kasutatakse, aga riigis on see probleem, et kuna need andmekaitsenõuded on veidikene segased, ütleme niipidi, siis väga ei juleta aeg-ajalt kasutada, et seda saaks oluliselt rohkem kasutada, aga no kindlalt muidugi kasutatakse seda, et ma tean ministreid, kes ikkagi testivad, lasevad ennem, kui nad lähevad Riigikogu ette, lasevad ikkagi eh, tehisarul välja pakkuda need küsimused, mis neile esitatakse ja siis harjutavad nendele vastamist ja nii edasi. Täiesti ja miks mitte, noh, et see ei ole üldse mitte halb mõte. ahah, üks asi, mis ma tahaksin teile kindlasti ütelda veel, on see, et milleks hästi palju tehisaru kasutatakse, on see, et ma ei tea, mul on mingisugune seisukoht ja ma tahan selle toetust leida, onju. kuule, toeta, kirjuta mulle lahti, et mul on selline mõte, selline äriplaan või mis iganes, onju, et kirjuta mulle see lahti, et kuidas ma niimoodi saavutan. aga tehke vastupidi. kui teil on mingi mõte, mingi seisukoht, mingi tugev seisukoht või mingi arvamus, eks ole, siis paluge tal vastu vaielda. Öelge, et näete, mul on selline mõte, vaidle mulle vastu. et paremat sellist vaidluspartnerit on raske leida. Just nimelt, et selleks, et te saaksite milleski kindel olla, selleks on vaja ikkagi seda, et ta, ikkagi seda, et ta, ikkagi seda, et te teaksite ka oma vastuargumente ja need vastuargumendid niimoodi tulevad. või tähendab, ta oskab teile neid vastuargumente, tihti päris intelligentseid vastuargumente tuua ja see aitab teil enesele selgusele jõuda ka oma mõtetes ja nii edasi. Teil on äriplaan, laske tal vastuargumente tuua. Te soovite äriplaani teha, ta kirjutab selle äriplaani teile lahti, las ta analüüsib seda, las ta kirjutab seda, las ta kritiseerib seda ja nii edasi. et, et ta tõepoolest on, ma usun, et ta üllatab teid kõiki, kui te ainult proovite. nii, aga nüüd on 1,5 tundi möödas esialgsest algusest ja tund aega möödas sellest, kui ma päriselt alustada sain, et ma ei taha teid lõpmatult kinni siin hoida. et ma praegu siis hakkaksin lõppotsi kokku tõmbama. tänan teid kuulamast, ma loodan, et oli abi ja võimalik, et kui teil on mingit tagasisidet mulle anda, siis kuna see tänane läks niimoodi, et ma ei suutnud seda käima tõmmata, siis võimalik, et ma teen siin mõne kuu pärast selle veel ja kuidagi veidikene mugavamalt, nii et kõik saaksid kohale jõutud. tänasele ma panen ka ülesse Youtube'i. aga aitäh teile. jällegi mingid kommentaare on, siis ma jään siia veel mõneks minutiks. minu järgmine kokkusaamine on alles 23 minuti pärast, nii et. aga ma tänan teid veel kord ja salvestuse ma panen sinna sama lingi, ma panen sinna, ma panen selle lingi sellesse gruppi, kus ma ta välja kuulutasin, et generatiivne ai eesti keeles ja mis ta on, Facebooki grupp, aga ta tuleb Youtube'i minu kanalile, Indrek Sepo kanalile Youtube'is tuleb ta.
panengi nüüd salvestamise kinni, aitab küll seda salvestamisest.